Presentatsiooni ilma moderaatorita. Teist korda. Tere päevast kõigile. Tere päevast. Minu nimi Tarmo Sild, minu kõrval Kristel Kurvits. See on meil nüüd esimest korda teha presentatsiooni ilma moderaatorita. Nii et me räägime lihtsalt kaamerasse. Me teame, et meil on vähemalt 112 kuulajat täna. Tere tulemast veel kord. Ja me räägime Jute Grupi võlakirjade tingimuslikust vahetus- ja tagasiostu pakkumisest. Kõigepealt võib-olla sellest meelde tuletuseks, mis on Jute Grupp. See on Eesti ettevõte, me oleme Eesti ettevõte, peakorteriga Tallinnas, kus me loome finantstehnoloogiat, korraldame grupi rahastamist, ehitame tegelikult ka võidutiimi, kellega me täna 4 Kagu-Euroopa riigis pakume laenu, kindlustusvahenduse ja makseteenuseid. Me ehitame tuleviku digitaalset panka, väga põnev töö, keeruline töö. Oluline on siin juures see, et selle ehituse maksavad kinni meie lõppkliendid. Ehk siis teenustega, mida me neile pakume, me peame saama neilt väärilise tunnustuse ja tasu. Ja selle tasuga me maksame kinni tegevuskulud ja maksame kinni ka intressid kapitali eest, mida me investoritelt kaasame. Ja üht-teist jääb üle ka dividendideks. Kui me vaatame numbrite poolele, siis eelmise aasta lõpuseisuga, küll tahaks öelda, mis on esimese kvartali numbrid, aga ei ütle veel. Eelmise aasta lõpuseisuga oli meil 262 000 aktiivset klienti ja meil oli 922 töötajat. Töötajate arv hetkel on kasvutrendis, teadlikult, tahtlikult, sellepärast, et me järjest digitaliseerime oma äriprotsesse ja enne kõike just vanu pangandusteenused ümber struktureerides töötajate arv on selges langustrendis. Meie eelmise aasta puhaskasum oli 9 miljonit eurot, samal ajal kui kliendid maksid meile selle kasu eest, mida me neile lõime, kokku 113 miljonit eurot. Ja grupi bilansi maht eelmise aasta lõpuseisuga oli 417 miljonit. Ma seda küll tahaksin öelda, et me oleme kasvutrendis oma põhinäitajatega. Me tahaksime ehitada igas riigis, kus me tegutseme, täisdigitaalse panga. Seda võib kujutada ette selliselt, et kui me igas riigis, kus me täna tegutseme, anname välja laene, anname välja järelmakse, tegutsedes läbi poodide, tegutsedes läbi erinevate partnerite ja võimaldades klientidel kõiki teenuseid kasutada läbi MyJute äpi. Kui laenud on üks ehitusklots, siis tegelikult kontod, jooksevkontod, raha hoidmine, raha maksmine, raha muutmine ühest olekust teise a la Moldova leid eurodeks või Albaania lekid Briti naelteks, digitaalse raha muutmine sularahaks läbi ATM-ide sisse-välja, see kõik on meie wallet ja see on teine ehitusklots. Ja need 2 kokku on juba peaaegu et pank. Kui sinna juurde lisada veel võimekus, mis on meil ühes riigis täna juba olemas, võtta vastu klientidelt deposiite ja sinna juurde panna veel lisas ka kindlustusvahendus, sellepärast, et meie kliendid soovivad kasutada kindlustusteenuseid. Iseenesest on see väga mugav. Umbes 9 poliisi 10 müüakse ju kindlustusseltside poolt läbi erinevate digitaalsete kanalite ja läbi vahendajate, meie oleme üks neist. Kui me need klotsid kokku paneme, laenud, makseteenused, kindlustusvahendus ja raha paigutamine deposiitidesse või muudesse tooretesse, siis kokku me saamegi panga ja see on see, mida me ehitame. Kui vaadata ajateljel, siis meie tegevus on tänaseks juba 17 aastat. Meie sinuga, Kristel, oleme töötanud peaaegu juba 10 aastat. Ütleme, et aeg läheb ikka väga kiiresti. Aeg lendab. Ja. Kristel, kui sina liitusid, me olime Tallinnas ju korteris, Rotermanni tänaval, oranžis majas. Me olime korteris, kus isegi oli väikene saun. Ja, Allari kabinet oli saunaga. Ja. Et oli ka selline aeg. Sellest on päris palju aega möödas. Täna on meil peakorteris tööl Tallinnas siin inimesi, kes tegelevad 7 juhtimisfunktsiooniga. Neid on täna ligi 80. Ja me räägime siis finantsjuhtimine, mitte ainult raamatupidamine, vaid finantside likviidsuse juhtimine, investorsuhted. Me räägime tehnoloogia juhtimine ja tehnoloogiat on meil palju, tehnoloogiat on vaja ka juurde luua, seda on vaja uuendada.
on vaja ühtepidi olla ajast ees, et kirjutada uusi lahendusi, nutikaid lahendusi ja kasutada ära kõiki andmeid, mis meil on. Teistpidi on vaja tehnoloogiat kirjutada ka selleks, et kaasas käia muutuva seadusandlusega. See on 2. Kolmandaks loomulikult müük, toodete arendamine, turundus. 4. väga suur jõupingutus on riskide juhtimine, mitte ainult krediidiriski juhtimine, vaid igasuguste äririskide juhtimine, riskidest aru saamine, nende hinnastamine. Siia juurde lisame veel õigusteenused ja inglise keeles compliance. Ma ei ole eesti keeles suutnud seni välja mõelda, mis see täpne sõna on. Minu arvates on ikka nagu seaduskuulekus. Ja siia juurde veel võib-olla kõige tähtsam, teatud kontekstides kindlasti kõige tähtsam on kliendikogemus. Kliendikogemuse juhtimine, toodete, riskide, juura, finantside, tehnoloogia, kõige kujundamine ja vormimine selliselt, et see sobiks meie klientidele ja tekitaks neist sellise kogemuse, et nad soovivad tagasi tulla ja soovitavad meid ka teistele. Nii et 7 juhtimisfunktsiooni, Tallinnas 80 inimest, ma ei räägi praegu nendest, kes on veel lisaks juurde võetud sisseostatud teenuste näol. Ja siis lisaks meie kohalikud tiimid riikides, kelle kaudu me tegelikult vahetud klientidega kokku puutume ja kliente aitame. 2025. aastal seni kõige olulisematest vahesammudest tooksin välja 2. Esiteks lojaalsusprogrammi käivitamine, ehk siis meie kliendid saavad teenida lihtsa inimese keeles punkte, mida nad saavad omakorda vahetada väärtusteks. Ja punkte me anname neile sellise käitumise eest, mida meie kui UT Group väärtustame. Ja teine oluline vahesamm on see, et me alustasime nii, nagu me oleme seni ehitanud oma äri üles koostööle kohalike partneritega, suurte partneritega nagu Vodafone või nagu suured valgete kaupade jaeketid või ka riiklikud postiasutused või riiklikud telekomi ettevõtted. Siis me alustasime koostööd ka Allianz Grupiga selleks, et hakata pakkuma nende kindlustustooteid. Nii et need on olulised vahesammud, lisaks kõigele muule, mida te praegu enda ees ekraanil loodetavasti näete. Ja ma arvan, me jõuamegi siit järgmise otsustava sammuni, miks me täna üldse webinari kokku kutsusime. Kristel, me tegime seda ju selleks, et me tahame, et investorid vahetaksid meie võlakirju või müüksid need meile tagasi. Ja muidugi alati on olemas 3. võimalus hoida võlakirju lõpuni. Aga meie ettepanek, kuna me oleme aktiivsed ja me tahame kasvada, kasv on tähtis, siis me tahame, et te vahetaksite. Ja sellega seoses me võtame vastu ka teie küsimusi, aga enne seda ma annan palli nüüd sulle üle. Ja veel kord tere ka minu poolt ning esmalt suur aitäh. Aitäh, et te olete usaldanud Jutet ja ilmselgelt, kui te olete täna kõnes, siis te ilmselt olete ka edaspidi valmis Jutet usaldama. Me ei ole teie usaldust kuritarvitanud, kõik intressimaksed on alati korrektselt toimunud. Aga mis siis on teoksil? Hetkel, nagu te teate, on olemas 2021-2026 võlakiri, mille kogumaht on 125 miljonit eurot ja mille lunastustähtaeg on siis 2026. aasta oktoobris. Antud pakkumine või siis tingimuslik vahetus ja tagasiostu pakkumine on tegelikkuses esimene samm. Esimene samm selleks, et refinantseerida olemasolevad võlakirjad. Nii nagu Tarmo ka juba ütles, laual on praegu tegelikkuses kolm pakkumist. Esimene nendest vahetuspakkumine, mis loomulikult oleks meile kõige sobilikum, loodetavasti ka teile, mis tähendab seda, et olemasolev võlakiri vahetatakse 1:1 uue võlakirja vastu. Kui teil on 10 võlakirja, saate uusi võlakirju täpselt samas mahus ehk 10 võlakirja olemasolevate võlakirjade vastu. Lisaks sellele, et te olete olnud meiega lojaalsed, saab iga investor ühe võlakirja kohta 250 eurot nii-öelda preemiat. See on rahavooliselt ekstra preemia
ning kassavooliselt tähendab see seda, et olenevalt sellest, millal toimub lõplik tehingu arveldus, siis alates 6. aprillist, mis siis oli viimane olemasolevate võlakirjade intressimakse tasumise tähtpäev, alates 6. aprillist kuni arveldamise päevani, mis me oleme välja lubanud, et hiljemalt 15. juuni, saate te kätte ka kogunenud intressi. Et see on nii-öelda nagu ütleme kassavooliselt. Te saate hiljemalt 15. juuni ühe võlakirja kohta 2,50 preemiat ning intressi arvestusega alates 6. aprillist 2025. Teine pakkumine, mis on laual, on tagasiostu pakkumine, mis tähendab seda, et tegelikult siis likvideerite oma jutepositsiooni ja antud juhul pakume teile tagasiostu hinnaks 99 € võlakirja kohta. Ja samuti, nii nagu vahetuspakkumise puhul, tagasiostu pakkumisel samamoodi te saate rahaliselt intressi alates 6. aprillist kuni siis arveldamise hetkeni hiljemalt 15. juunil 2025. Ja kolmas variant on see, et ei vaheta, ei müü ka tagasi enda võlakirjasid, vaid jääte olemasoleva positsiooni juurde, mis siis tähendab seda, et teie raha tagastatakse teile 2026. aasta oktoobris. Miks on tegemist tingimusliku pakkumisega? On tegelikult see, et me tahame olla jätkuvalt vastutustundlikud investorite suhtes, ehk me ei taha koormata enda bilanssi üleliigselt võlakohustustega, me ei taha tekitada endale üleliigset intressikulu. Ja antud loogika numbrite taga on see, et kui 75 miljonit olemasolevatest võlakirjadest vahetatakse või müüakse tagasi, siis tähendab, et 2025-2026 võlakirja jääb üles mahus 50 miljonit eurot. Ja kui me lisame juurde uue võlakirja mahuga 125, siis peale kogu seda tehingut ja uue võlakirja emissiooni on bilansis meie võlakirjade kohustus väärtuses 175 miljonit eurot. Nii nagu me oleme öelnud, standardtingimused uuele võlakirjale on analoogsed nagu kehtivale 2021-2026 võlakirjale. Lunastustähtaeg taaskord 5 aastat ja intressimäära oleme lubanud, et see on vähemalt 11% aastas. Milliseks intressimäär täpselt kujuneb, seda me näeme mai teises pooles. Ja ütlesi siis ajagraafiku mõttes 15. juuni on meil tagumine tähtaeg, millal kõik võlakirjaga tehtud tehingud saavad arveldatud. Kuna Eesti pankade ja Euroopa kliiringsüsteemide vahel on erinevad etapid, erinevad astmed, milline pank on otsesuhtes kliiringsüsteemiga, kes ei ole, sellest johtuvalt on ka, nagu praegu slaidil näete, on erinevad tähtajad investoritele. Kõige pikem tähtaeg on antud juhul SEB pangas 6. mail. Teisena on LHV pangas, kus te saate oma instruktsioone anda 2. mail kella 12 päeval. Ja viimane on siis Swedbank, kus te peate oma instruktsioonid sisse andma 1. mai südaööks. LHV-s ja Swedbankas te saate kõike teha internetipangas. SEB panga puhul te peate lihtsalt kirjutama läbi interneti panga vabas vormis avalduse ja siis SEB panga nii-öelda tagatuba juba tegeleb selle vormistusega. Ma arvan, et antud juhul on kõik detailid kaetud.
Ehk kui on küsimusi, siis ilmselt on kõige mõistlikum praegu minna teie küsimuste juurde, sest johtuvalt meie viimastest päevade emailidest ja telefonikõnedest tundub, et küsimusi on suhteliselt palju. Nii et aitäh teile praegu. Võtame küsimused kohe ette ekraani üles servast, aga enne seda vastame ära 4 küsimust, mis on meil juba varem saadetud. Aitäh nende eest. Kristel, me hakkasime kohe rääkima, kuidas vahetada, aga me ei rääkinud seda, miks me seda teeme. Esimene lause oli, et ma ütlesin, see on esimene samm refinantseerimas olemasolevaid võlakirju ja teistpidi, et tagada meie ettevõtte kasv uue raha näol. Täpselt. Ehk siis me tahame asendada oma kohustuse, mille täitmistähtpäev saabub oktoobris 2026. Tahame see asendada uue täitmispäevaga, milleks on umbes mai 2030. See tähendab seda, et meile tekib stabiilsem kapitalibaas järgmiseks ligi 5 aastaks ja me julgeme välja anda ka edaspidi pikki laene enda klientidele. Meie laenu kaalutud keskmine pikkus juba täna ületab 2 aastat. Ja kui me teame, et me peame võlakirja lunastama oktoobris 2026, siis me tänase seisuga enam ei ole väga julged, et välja anda pikki laene, me peaks muutma laenud järjest lühemaks, et olla valmis lunastuskuupäevaks. Sellega ei teeni meie raha ja sellega lõppastmes ei teeni ka investorid raha, kuna võlakiri lakkab ja uut teenimisvõimalust Jute Grupi poolt ei ole. Nii et me tahaksime asendada lühikese raha pika rahaga ja teiseks me tahame oma portfelli kasvatada, sest meie eesmärk on jõuda 1 miljoni kliendini. Selleks on meil vaja loomulikult oma tegevust laiendada ja laenuportfelli kasvatada. Nüüd 4 küsimust, mis tulid varem sisse. Esimene küsimus, kuidas on maandatud Moldovas riskid, juhul kui peaks toimuma järsk geopoliitiline olukorra muutus, sõda, riigipööre või muu selline? Moldova osakaal seni on olnud äris märkimisväärne. Kõigepealt sõnastame kõige halvema stsenaariumi, kõige halvema riski. Kõige halvem on see, kui meilt võetakse ära absoluutselt kõik, mis meil Moldovas on. Ilmselt see eeldaks seda, et lisaks riigipöördele võetakse uute riigivalitsejate poolt vastu otsus natsionaliseerida siis Jute Grupile või mingile investorite grupile kuuluv vara. 2 asja peab juhtuma. Meie puhul, kui selline asi juhtub, siis üleöö me kaotame oma kapitali 40 miljonit eurot ja meile jääb alles tänase seisuga umbes 40 miljonit eurot. Me kaotame poole grupi oma kapitalist. Me kaotame võlakirjadega finantseeritud laenuportfelli väärtuses umbes 60 miljonit eurot. Meil on laenuportfell, mis on finantseeritud ka kohaliku Moldova panga poolt, aga kuna see on finantseeritud kohalike Moldova deposiitidega, siis Jute Grupi võlakirja omaniku seisukohalt olukord sellest halvemaks ei muutu. Nii et lühikene vastus on, me kaotaksime sellisel juhul oma kapitali vaates 40 ja portfelli vaates 60 miljonit eurot. Edasi ma küsiksin sinna otsa, mis on sellise juhtumi tõenäosus. Mis on tõenäosus, et Moldova üle võetakse kontroll ja juhul kui võetakse kontroll, et uued omanikud natsionaliseerivad. Täna ma julgeksin öelda, et see tõenäosus ei ole väiksem kui 1%, aga ei ole ka oluliselt suurem kui 1%. Ja nüüd on küsimus, milliseid kulutusi ja milliseid tegevusi me teeme, et selle 1% riski kulu maandada. Ja lühike vastus on, et me ei tee mitte midagi. Me jätkame äritegevust täpselt nagu me seda täna oleme teinud. Moldova äritegevuse osakaal terves grupis tervikuna on langustrendis. Me näeme, et Albaania, Makedoonia ja isegi Bulgaaria laenuportfellid kasvavad kiiremini ja see ongi meie plaan. See on minu vastus küsimusele number 1. Teine küsimus, kas kavandate tulevikus tooteportfelli laiendamist või sisenemist uutesse riikidesse? Tooteportfelli osas lühike kommentaar, kõik, mis meie klientidele meeldib ja mis on seotud laenude, makseteenuste või kindlustusvahendusega, kindlasti me laiendame oma toodete valikut, et teenida rohkem tulu ja hoida kliente rohkem enda juures. Aga ma ütleksin, et suures pildis need ei muuda seda, mida ma teile juba ütlesin, digitaalne pank, täisfunktsionaalne
mis teenindab jaekliente ja väikeettevõtteid. Mis puudutab uutele turgudele sisenemist, siis sellised mõtted meil tõepoolest on ja selleks võib isegi raha vaja minna. Täna oleme kulud ja ennekõike uutele turgudele sisenemine on seotud kuludega. Tänase seisuga oleme kulud kandnud ise. Need on nähtavad meie kasumiaruandest, mis on jätkuvalt kasumlik. Kui me hakkame mõnel uuel turul ehitama portfelli, siis ilmselgelt on meil kapitali juurde vaja. Uued turud ei ole geograafiliselt väga kaugel nendest turgudest, kus me täna juba tegutseme. Kolmas küsimus. Kuhu investeerib juute uue võlakirja pakkumise kaudu kaasatava kapitali? Me investeerime selle tegevuse laiendamisse ja te võite näha seda kapitali juute laenuportfellides. Ehk siis me näeme, et kliendid vajavad meilt rohkem raha ja te peaksite nägema pärast võlakirja emissiooni, kui see on läbi viidud, te peaksite nägema ka laenuportfelli kasvu juute grupi bilansis. Neljas küsimus, mis on uute võlakirjade emissiooni ajakava? Sellest, Kristel, tegelikult sa juba rääkisid. Ma nii palju lisan juurde, et kuna tegemist on praegu tingimusliku vahetuse tagasiostu pakkumisega, siis avalik informatsioon kokkuvõtte kohta sellest tuleb 12. mail. Ja kui kõik õnnestub, siis alates 13. maist kuni 23. maini toimub uute võlakirjade märkimine. Nii, aga siis on see osa vastatud. Vaatame, mis meil ekraanil on. Nii, hakkan küsimusi järjest ette lugema. Hetke seisuga on 5 küsimust. Kõigepealt, kas saaksite palun täpsustada, miks juute aasta aruandes on eurobondide kohustuse väärtuse jääk 114 miljonit, mitte 125 miljonit eurot? Kuna tegemist on johtuvalt meie rahavoogudest, johtuvalt sellest, et me püüame alati hoida enda kapitalikulu, intressikulu võimalikult madalal. Kui meil on olemas olnud vaba raha, siis me oleme aeg-ajalt ikka ostnud võlakirju tagasi turult. Et see on aasta lõpu seisuga, oli võlakirjade kohustus netonumbrina 114 miljonit. Teine küsimus. Millest uute võlakirjade lõplik intress sõltub? Ta sõltub turu nõudlusest ja meie pakkumisest. See on kõige lihtsam vastus. Ilmselgelt hinda kujundavad kõige rohkem ankurinvestorid, kes on meiega olnud mõned juba aastast 2018. Ütleksin ära, et nad on väljaspoolt Eestit, aga Lääne-Euroopast. Kindlasti nemad mõjutavad seda palju, teiselt poolt mõjutab seda meie rahavajadus ja üleüldine raha pakkumine. Ja kindlasti mõjutavad seda ka inimesed, kes elavad väljaspool Eestit ja kes kujundavad globaalset raha- ja kaubanduspoliitikat. Nimesid ma ei hakka nimetama. Kindlasti see kõik mõjutab, aga ma täna julgen küll öelda mõõduka kindlustundega, et võlakirjade intressimäär on väga lähedal 11,0%. Kolmas küsimus. Milline on intressimäära ehk siis kupongimäära fikseerimise mehhanism? Me anname lihtsalt teada, et võlakirja intressimäär on, mis ta siis täpselt on, näiteks 11,0% ja sellega on see tehtud. Me peame lihtsalt sellest teada andma. Ja mehhanismi toimumine asukoht on aadressil Maakri tänav 19 Tallinn ja otsuse tegemise kuupäev. Ütleme, et mai teine pool, hiljemalt 20 mai on meil kindlasti täisinfo olemas ja oleme võimelised seda ka väljapoole andma. Järgmine küsimus. Kui investorid otsustavad müüa tagasi rohkem kui 75 miljoni euro eest, siis kas ostate ka seda ületava osa tagasi? Vastus on jah. Ja selle tulemusena on juute lõplik võlakirjade positsioon alla 175 miljoni euro peale uut edukat emissiooni. Kuna me teame, mis on tagasi ostetavate või vahetatavate võlakirjade hulk umbes 8. mai seisuga,
7.–8. mai, 9. mai, jah. 9. mai, sõltuvalt sellest, nüüd on see küsimus, et kui me teeksime seda ainult Frankfurdis, me saame info ühel ajal kätte, aga kuna me teeme paralleelselt Frankfurdis ja Tallinnas ja kõik, mis tuleb Tallinnast omakorda peab liikuma Euroopa keskarveldusse, siis sellest tekib veel täiendav ajaline nihe. Kui me 9. kuupäeva seisuga teame, kui palju investorid vahetavad oma võlakirja või müüvad tagasi, siis pärast seda me saame ka otsustada, milline on lõplik emissiooni maht. Täna indikatiivne suurus on 175 miljonit eurot. Järgmine küsimus vastavalt plaanile, milline on oodatav keskmine laenuportfelli bilansimahu kasv keskmiselt järgmise 5 aasta jooksul aasta baasil? Meie strateegiline eesmärk on jõuda 1 miljardi eurose bilansimahuni järgmise 3 aasta jooksul, ehk siis 2027. aasta lõpuks. Kui suur on uute võlakirjade intress? Sellele küsimusele me vastasime juba nii hästi, kui me saime. Järgmine küsimus, mis saab, kui 75 miljoni euro eest vahetus ja tagasiostu kokku ei tule just nende investorite vaates, kes oleksid olnud nõus vahetus või tagasiostuga? Vastus on, et kui 75 miljoni euro eest huvi puudub, siis me jutumärkides ratsutame 2026. aasta võlakirjadega lõpuni või teeme uue vahetuspakkumise, aga seda me otsustame hiljem. Täna on meil laual täpselt see, mis on. Nende vaates, kes vahetavad, mitte midagi ei toimu, ehk siis teie vahetusavaldust ei realiseerita ja preemiat välja ei maksta. Ja omalt poolt veel juurde ka see, et kõikide Eesti pankadega on kokkulepe, kui vahetus ja tagasiostu ei toimu, ehk selle maht oli väiksem kui 75 miljonit, siis teie kui investorid tehingutasu sellelt vahetus- või tagasiostu pakkumiselt kandma ei pea, et see jääb meie juurde kanda. Tubli töö sinu poolt, Kristel. Leppisid kokku nendega? Leppisid. Järgmine küsimus. Kas saab võlakirju ka osaliselt vahetada ja osaliselt alles jätta? Vastus on jah. Vastus on jah. Kõik 3 varianti. Võite ka oma positsiooni praegu jaotada 3-ks, võite osaliselt tulla kaasa vahetuspakkumisega, võite osaliselt valida tagasiostu ja siis mingi positsiooni jätta ka ootama lunastamistähtaega oktoobris 2026. Järgmine küsimus. Millal saab tutvuda uute võlakirjade tingimustega? Uute võlakirjade tingimustega saab tutvuda alates 13. mai 2025. Aga mida on oluline ära märkida peale intressimäära ja tähtaja tagatistes ei ole muutust. Põhitingimustes. Nii palju ütlen juurde, muutus on see, et kui eelnevatel võlakirjadel ei olnud Bulgaaria laenuportfell taga, siis tänasel päeval on ka Bulgaaria nii palju kasvanud, et Bulgaaria laenuportfell on tagatisvarana lisatud. Ja ma näen praegu veel kahte küsimust selge. Kas ankurinvestorid on andnud oma LOI, mis on letter of intent, kas ankurinvestorid on andnud oma LOI 11% intressi tasemet võlakirjade vahetamiseks või müügiks? Selle kohta ma ütlen nii, et mul ei ole volitusi anda selgitusi või informatsiooni ankurinvestorite nimel. Ma võin öelda juute nimel. Me oleme seni oma ajaloos välja läinud pakkumisega juhul, kui me oleme olnud veendunud, et edu võimalus on piisav. Võlakirja trükkimine, prospekti trükkimine ja kogu selle menetlus läbiviimine on ääretult kallis. Isegi praegusel hetkel me võiksime teha oma ajaga midagi muud, et äri kasvatada ja praegu meie prioriteet on tegeleda uue võlakirja väljaandmise ja võlakirjade vahetamisega. Nii et see on kommentaar, mis ma saan anda meie poolt. Mul ei ole volitust anda kommentaari ega informatsiooni ühegi meie ankurinvestori nimel. Järgmine küsimus, kas preemiat makstakse kõigile vahetuspakkumises ilmselt osalejatele, olenemata ajalisest soetusest? Vastus on, kui vahetuspakkumine toimub, siis jah, sõltumata sellest, millal te võlakirja ostsite, te saate preemiat. Miks peaks investorid nõustuma vahetama enda võlakirjad uute vastu, enne kui ei ole uute võlakirjade tingimusi näinud? Vastus on, et ei peagi.
Küsimus on selles, kas te usute, mida me praegu ütlesime, et me trükime võlakirju sarnastel tingimustel, olemasoleva võlakirja tingimustele. Me oleme juba avaldanud, mis on oodatav intressimäär või sellele ligilähedane. Me oleme avaldanud tähtaja, me oleme öelnud, et tagatised ei muutu, vaid suurenevad ja rohkem meil midagi lisada ei ole. Edasi on tõepoolest teie äriline otsus ja te teete nii, nagu teile on kasulikum. No open questions. Eesti keeles tähendab, et rohkem küsimusi ei ole. Vaatame korraks üle, et ega me midagi maha ei maganud. Ei, ma näen, et keegi on järgi pidanud ja rohkem küsimusi meil ei ole. Mida siis öelda kokkuvõtteks? Ma loodan, et te saite sellest informatsioonist kasu. Kõikidele aitäh, kes te olete meiega kaasa tulnud, olete meisse uskunud ja loodan, et intress on teid rõõmustanud. Ma loodan, et me suudame neid rõõmustada ka tulevikus. Me teeme kõvasti tööd, et kasvada, et ehitada suurt rahvusvahelist ettevõtet, mis on väga edukas ja tuntud Balkani poolsaare riikides. Teil on aega mõelda ja otsustada. Meie esimene eelistus, mida meie tahame, alati ütle, kui sa lähed kellegi juurde, mida sa tahad. Me tahame, et te vahetaksite. Kui te ei taha vahetada, siis me tahame, et te müüksite tagasi. Ja kui teil ükski ei sobi, siis jätkake täpselt sellega, mis teil täna on. Täname teid tähelepanu eest ja soovime teile palju edu. Aitäh ka minu poolt ja veel kord, kui on küsimusi, siis üks asi, kus saab informatsiooni, on meie koduleht jute.com ja kui midagi on veel selgusetud, siis kindlasti saatke email, küsige nii, et kõik küsimused saaksid vastatud. Aitäh veel kord teile usalduse eest ja ootame teie aktiivset vahetust. Aitäh teile!